Tere tulemast webinarile 3 peamist viga, miks reklaamtekst ei too müüke. Mina olen copywriter ja kirjutamise mentor Laura Hallaste ja ma räägin sulle täna siis nendest peamistest põhjustest, et miks sotsiaalmeediasse või kodulehele kirjutatud reklaamtekst ei too müüke. Ja põhimõtteliselt on nii, et reklaamteksti puhul on muidugi ka teisi faktoreid kui see tekst. Et oma osa mängib kindlasti ka loovlahendus, see, kas see sõnum on siis suunatud õigele sihtrühmale ja muud faktorid. Aga tihtipeale me unustame ära, kui olulist osa tegelikult see tekst mängib või see sõnum, et kas see sinu sõnum on siis lugejale selline köitev, kas sa oled osanud siis tuua välja kõik oma toote või teenuse eelised ja kasutegurid oma reklaamtekstis. Ja meil on siin sellel nädalal olnud siis sisuloome väljakutse, kus ma natuke rääkisin sulle, puudutasin seda teemat, et kuidas enda reklaamtekste ja ka blogipostitust selliseks köitvamaks muuta ja läheneda sellisel moel, et see oleks sinu kliendi jaoks köitev. Aga nüüd ma siis jagan sinuga enda slaide, et hakkame seda teemat täna lahkama ja kindlasti pärast jääb aega ka küsimusteks. Nii, siis tänane teema ja ma nüüd räägin ka, kuidas meil tänane päevakava on välja mõeldud ja välja näeb. Et sa võimsalt saad täna teada, mis need peamised vead on Eesti ettevõtete reklaamtekstides ja ma ka täna valisin mõned siis väljakutsel osalejate tekstid, et natuke analüüsin neid ja annan tagasisidet. Siis sa saatsid vähemalt 3 ideed, kuidas enda reklaamteksti paremaks muuta. Ja no võib-olla rohkem kui 3, aga ma tõin sellest 3 peamist asja välja. Ja kõige lõpus ma loosin ka kõigi vahel välja, kes siin lõpuni kuulavad, ma loosin välja reklaamteksti kirjutamise kontrollnimekirja, sellise kasuliku juhise, mille abil sa saad siis enda reklaamtekstid üle vaadata, neid paremaks muuta. Ma natuke ka tutvustan ennast, et siis siin on tore, et siin on tuttavaid nägusid, aga on ka minu jaoks uusi nägusid tänasel webinaril osalemas. Et ma olen siis copywriter ja kirjutamise mentor ja mul on juba üle 10 aasta kogemust turunduse valdkonnas. Et ma olen peamiselt, ma olen töötanudki premium brändidega, selliste kallimate toodete ja teenustega. Ma olen siis hästi palju keskendunud siis sellise väärtusliku sisu loomisele, et just mida kallim, hinnalisem või keerulisem on toode, seda rohkem on seda seletamist ja selle nende kasutegurite ja selle kõige väljatoomist, et miks inimene peaks just sinu toote-teenuse valima. Aga loomulikult ka soodsamate toodete puhul ei ole see vähem oluline, et ütleme, hinnaga saab siin lüüa võib-olla ainult Lidl või Maxima, kes ongi odavale hinnale orienteeritud. Aga tegelikult hind on väga nõrk argument, et kindlasti tasub enda toote-teenuse puhul leida paremaid viise, kuidas kliendile seda väärtust ja kasu edasi anda. Ja mul on siis, ongi pikaajaline kogemus nii sotsiaalmeedia turunduse, blogide kirjutamise, meiliturunduse kui ka kodulehe tekstidega. Ja nüüd siis ma olen asutanud ka enda ettevõtte Ankur Turundus. Praegu tegutsengi enda ettevõttes, olen copywriter ehk ma kirjutan reklaamtekste ja ma ühtlasi teen ka sisuloome koolitusi. Ja siis võib-olla enne, kui me lähme nende vigade juurde, siis ma mainin ka seda, et põhimõtteliselt reklaamtekstide või üldse turunduses teksti kirjutamises on nagu 2 põhisuunda. Et üks ongi siis selline copywriting või conversion copywriting, öeldakse, et sellised reklaamtekstid või sõnumid, mille eesmärk on siis panna lugeja tegutsema ja tuua siis sulle müüke. Ja millised need tekstid on? Need ongi, kui sul on sotsiaalmeedias reklaam ja kui sul on ka võib-olla kodulehel või maandumislehel mingi tekst, et siis tegelikult selle teksti eesmärk ei ole lihtsalt info andmine, vaid just, et see paneks lugeja tegutsema, lugeja suhestub selle tekstiga ja teeb mingi tegevuse, et see on siis selline suund. Aga näiteks blogipostitused, et blogipostituste otsene eesmärk ei ole müük, vaid pigem selline lugeja harimine ja sellise brändiga võib-olla sideme loomine. Et see on natuke teist tüüpi kirjutamise stiil või selline moodus, et tänasel webinaril ma rohkem siis räägin sellest müügile orienteeritud kirjutamise viisist, et siis copywriting ust ja conversion copywriting ust. Ja enne kui ma hakkan siis selle
loengu osaga peale, ma võib-olla palun, kes siin otse on, palun kirjutage kommentaaridesse, et mis teie arvates on need peamised vead reklaamtekstide puhul, et mis te ise olete märganud või ka ise võib-olla komistanud mõne vea otsa, et ma tunnistan, et keegi ei ole ideaalne, reklaamtekste saab alati paremaks muuta, et ka mina olen mingeid ämbreid kolistanud ja teinud vigu reklaamtekstide kirjutamisel, et mõnikord ei ole need tulemust toonud. Aga noh, hea uudis on see, et sõnumit saab alati lihvida ja paremaks muuta, et see on nagu selline. Ja Moona siin ütleb, et kõige enam häirivad trükivead. Jaa, et see on selline huvitav teema, millega meil tuli tegelikult ka VIP-webinarile tuli juttu Marjaga, et tegelikult jah, need kirjavead häirivad ja tegelikult on hea, kui reklaamtekst oleks veatu, et seal ei oleks selliseid prohmakaid mingeid trükivigu või selliseid puuduseid. Aga tegelikult need kirjavead on ainult selline jäämäe veepealne tipp, et see on selline nähtav osa, aga tegelikult reklaamteksti puhul on hästi palju sellist hoopis sügavamat ja tähenduslikumat teemat, kus võib olla puuduseid ja miks ei toimi siis selles suhtes. Veronika, et üleskutse pole konkreetne. Ja see on väga hea märkus ja täna me sellest ka räägime, tõesti, see on väga levinud viga. Triin ütleb, et liigne amerikanism ja toortõlked. Ja see ka mind tohutult häirib, et ma täna ka toon, no see ei ole nagu äärmuslik näide, aga täna ma ka toon ühe näite, mis mul lihtsalt sotsiaalmeedias niimoodi ringi liikudes silma jäi. Liis ütleb, et liiga üldiselt ei ole sihtgrupp määratletud, samas kõigile, samas mitte kellelegi. Ja et see kipub olema niimoodi, et kui sa tahad kõigile enda sõnumit edastada, et siis sa tegelikult ei räägi mitte kellegagi, et inimene ei tunne ennast selles tekstis ära, et kas see on üldse talle. Et noh, muidugi võib-olla mõned tooted, mis on hästi laiatarbekaupa a la leib, et siis sa saadki justkui sõnumeid teha üldiseks, aga siis ka tehakse erinevatele vanusegruppidele, sihtrühmadele tehakse lihtsalt eraldi reklaamid, et enamasti ei minda sellise ühe loosungiga nagu kõigile peale. Veronika, et räägitakse ainult sellest, kui äge toode on ja et see ongi tegelikult see on, mida nagu näeb hästi palju ja mis on siis ka põhiline puudus, sest siis klient võib-olla, siin midagi kiidetakse, aga ta ei tunne, et see oleks talle või kuidagi, et tema probleemi nagu mõistetakse, et see on jah, nagu selline asi, millega saab tegeleda. Maiga ütleb, kõige raskem on lühidalt välja tuua seda kõige olulisemat punkti. Ja mõnes mõttes reklaamtekstid on sellised, kus on hea see sõnum, noh, ta ei pea olema otseselt lühike, aga et sõnum võiks olla hästi nagu kontsentreeritud või selline rafineeritud, et ta on selge ja mõnikord ongi jah, et sa jääd võib-olla, valid mitu sõnumit, mis teeb selle reklaamteksti segaseks või siis jah, et jääd liiga pikalt millestki kirjutama, et see fookus nagu läheb ära, et see on jah, et tegelikult neid annab nagu lühendada ja töödelda, et kirjutad korra valmis, aga et siis hakkad nagu tööle selle reklaamtekstiga. Ja tegelikult Maiga, sinu teksti me täna ka analüüsime, et siis ma võib-olla saan sulle mõned nõuanded anda ja vaatame, et kas saad siin mõned ideed, et kuidas enda reklaamteksti paremaks muuta. Siis Kristiina ütleb liiga pikad laused või liiga pikk sissejuhatus. Ja kindlasti, et see on, no võib-olla see sissejuhatus ka võib-olla blogi puhul, et on liiga pikaks ja lohisevaks jääb. Või siis, no blogis nagu sellised põimlaused on täitsa okeid, et selline jutustav stiil, aga et kui sul on nagu reklaamtekst, siis seal võib-olla need pikad lohisevad laused, eriti kui inimene loeb võib-olla nutiseadmes, et siis ta lihtsalt ei haara enam, kus see algus ja kus see lõpp on, et pigem on need lühikesed laused paremad ja toimivamad. Ja siis on ka veel pikk ja laialivalguv tekst ja kindlasti liialdatud ebarealistlikud lubadused toote kohta. Ja see on kusjuures, Kristiina, hästi huvitav teema, et mõnes mõttes reklaamtekst, ta ongi loomult natuke liialdav, et ta peabki näitama asju pigem heas valguses ja võib-olla nendest puudustest nagu nii väga ei räägi. Aga samas mõnikord on tõesti aru saada, et mõni pakkumine on nagu liiga hea, et olla tõsi, et ta enam ei ole nagu usutav. Et see on selline balansseerimine, selline hea maitse piiril. Ja siis see Laivi ütleb, et AI-ga kirjutatud teksti tunneb ära. Ja et sellega ma olen ka nõus, et kui nüüd AI-ga kirjutada ja seda üldse mitte toimetada ja otse panna, et siis see stiil kuidagi on äratuntav ja noh, selline natuke võib-olla kohmakas jääb ka eesti keeles ja natuke eemaletõukavalt võib mõjuda. Et kui AI-d kasutada, siis kindlasti seda teksti peaks hoolikalt toimetama ja seda kasutama võib-olla AI-d kasutama pigem ideede genereerimiseks.
Oot, aga sellised väga toredad mõtted teie poolt, et aitäh, et kaasa mõtlesite, et siis saame juba minna selliste heade eeldustega tänase teema juurde. Ja siis lähmegi vea number 1 juurde, et mis see peamine viga siis on, et see on siis see, et tekst ei paku kliendile väärtust. See on see just, mida ka siin mainiti, et räägitakse ainult enda tootest või teenusest, et mis see kliendile annab ja see ei tule tekstist välja. Ja väga tihti ka need tekstid on kirjutatud siis mina või meie positsioonilt, et räägitakse, hakatakse kohe endast rääkima ja kliendile nagu ei pöörata, noh, tema murele ei pöörata väga suurt tähelepanu või tema sellistele soovidele. Ja siis võibki juhtuda, et see tekst ei lähe sihtrühmale korda. Et võib ka nii olla, et ei ole otseselt seda mina või meie väga palju kasutatud, aga ikkagi see tekst on sellest positsioonilt, et siin on minu toode, osta ära või meie toode, et see on väga hea, osta ära. Ja noh, mis tihti ka ei ole siis välja toodud seda kasu, et mis siis klient sellest tootest või teenusest saab. Et siis on, siis põhimõtteliselt inimene ei tunne, et see oleks talle või see teda kuidagi puudutaks. Ja siis ma olen siin leidnud mõned näited teile ka lihtsalt sotsiaalmeedias, mis on silma jäänud või mõnel kodulehel ka, kus ma olen käinud, et sellised laused või tekst, mis on siis liiga enesekeskne ja mis ei paku kliendile väärtust. Siin selline reklaam. Miks sina peaksid mõtlema internetis raha teenimisele? Inspireerivaid ja motiveerivaid lugusid minu enesearengu teekonnast. Minu loodud märkmik, mis keskendub enesearengule ja tänulikkusele. Et siin ütleme nii, et ütleme, see sõnum on ka segane, et internetis raha teenimine, enesearengu teekond, et mis siit täpsemalt siis saab, et see suunas nagu selle inimese kodulehele. Et jah, muidugi persooni brändi puhul võib-olla võib ka enda seda lugu rääkida, endast nagu eeskujuna tuua, kui see resoneerib kliendi siis murega või probleemiga. Aga et siin kindlasti saaks seda teksti sõnastada niimoodi, et see oleks kuidagi klient tunneks rohkem, et see on talle midagi. Kas sa oled mõelnud interneti raha teenimisele? Loed siit, leiad motiveerivaid lugusid, kuidas inimesed on siis saanud selle teekonnale, et pannud eduka äri püsti või mis iganes. Ja ühtlasi on siin siis enesearengu märkmik ja siis võib ka välja tuua, mis kasu selle enesearengu märkmiku kasutamisest saab. Et minu loodud märkmik, see võib-olla ei ole oluline, kes see sina üldse oled, on ju. Et siin annaks kindlasti seda teksti, noh, ma lihtsalt praegu jooksvalt mõtlesin, aga et siin annaks kindlasti seda nagu selgemaks ja see sõnumit selgemaks ja paremaks teha, et see ei oleks liiga enesekeskne, see tekst. Siis veel üks näide, et siin on siis kodulehe tekst. Et ma kirjutasin selle ümber, et siis, et see kliendi koduleht tekst ei oleks nagu noh, äratuntav, kui ma oleks selle screenshot'i teinud, siis oleks võib-olla äratuntav olnud. Et meie kogemused teie käsutuses, siis selle asja rajamisel on väga oluline mõelda ja tegutseda kompleksselt. Tagame oma klientidele professionaalse meeskonna ning nüüdisaegse tehnika abil pikaajaliselt funktsioneeriva taristu. Et mis on selle teksti peamine probleem? No esiteks see, et meie kogemused, teie käsutuses juba see pealkiri on selline väga üldine, et see võib ükskõik mis ettevõtte kohta käia, et see on väga ebaspetsiifiline. Ja siis teine asi on see ka, et kuidagi et see mõte, et sa oled nagu kliendi, noh, klient on küll kuningas, aga et sa oled kuidagi kliendi käsutada, et mulle endale ei meeldiks sellist teksti võib-olla panna enda kodulehele, et ikkagi ma arvan, et koostööpartnerid peaksid olema kuidagi võrdsed või see on nagu vastastikuselt kasulik koostöö või kuidagi, et jääb niisugune mulje nagu kliendi ees peaks nagu lömitama. Et see mõte ja mis veel, et jah, et just, et ta on hästi ebaspetsiifiline, et ta ei anna mitte midagi edasi, et mis tegelikult pakutakse, mis toode või teenus see on. Ja see ülejäänud tekst on ka hästi üldine, et ja see laused on sellised, ütleme nagu kantseliitlikud, et nad on sellist pikk ja lohisev, mis ei anna nagu tegelikult, on tahetud nagu võib-olla välja näha nagu selline hästi asjalik ja professionaalne, aga et see jääb selliseks väga selliseks üldiseks või ei saa nagu aru, mis kasu siit
täpselt saab, et siin annaks kindlasti hästi palju mõelda, et kuidas viia see sõnum hästi konkreetsemaks ja lihtsamaks tegelikult. Et selline näide siis ka kodulehelt, et kodulehel eriti peaks rohkem kasutama võib-olla jah, enda brändi nime või ka seda, lihtsalt ei räägi meie kogemused, võib öelda, et kellele see ikkagi mõeldud on rohkem. See oleks nagu hästi palju konkreetsem ikkagi. Siis veel üks kodulehe tekst. No kodulehel ikka see meie vist lipsab väga kergesti sisse inimestel ja ma tean, ma olen ise ka selle nagu küna otsa astunud just sellepärast, et no lihtsalt see kipub tulema hästi automaatselt, et sa ei mõtle, et meie, minu koduleht või meie ja meie, mina ja mina kodulehel, et seda peaks nagu jälgima, et sa liiga palju siis ei rõhutaks selle nagu mina või meie kasutamist kodulehel. Et siin ongi siis õpi meid tundma. Meie oleme, siis ettevõtte nimi, me armastame turunduse igat nüanssi. Oleme turundusega tegelenud peaaegu 2 aastat ning selle aja jooksul hallanud erinevaid sotsiaalmeediakontosid ja kodulehti, koostanud uudiskirju, reklaame, turundusstrateegiaid ja blogipostitusi. Ühtlasi leidub tehtud tööde alt ka meie poolt valminud veebilehti. Et no siin nüüd siis kasutatakse hästi palju seda ka meie ja meie poolt valminud ja kõik see, et siin on ka hästi selle enesekeskse lähenemise otsa komistatud ja no pealkiri häirib mind nagu kõige rohkem, et õpi meid tundma. Et vabandust, miks klient peaks teid tundma õppima, et teie peaksite klienti tundma õppima. et siin on võib-olla, et miks valida siis see ettevõte või miks eelistada, noh, kui sa tahad enda neid tugevusi välja tuua, aga siis võiks ka nagu võib-olla olla kuidagi punkthaaval välja toodud, et mis need eelised ja kasud kliendile ikkagi on, et lihtsalt, et oled kodulehti teinud, et see nagu ei veena võib-olla, et võib-olla siin on vaja panna logod või nimetada, kelle kodulehed te olete teinud. Ja noh, see ühtlasi leiab tehtud töödelt ka meie poolt valminud veebilehti, siin võiks olla, et vaata tehtud töid lihtsalt, et saab öelda palju lihtsamalt ja konkreetsemalt ilma selle jälle meietamisega nii-öelda. Et siin ja et siin kindlasti annaks seda tööd teha. Et see on siis ja lühidalt see mina ja meie liigne kasutamine, et selles osas kindlasti tasub olla ettevaatlik ja rohkem tasub mõelda, kuidas rääkida nii, et see oleks kliendile kasulik, et rohkem mõelda, et kus sa saaksid asendada selle mina ja meie ja mõelda, mis kasu kliendile pakkuda, et just pöörata nagu enda tähelepanu või fookus rohkem kliendile. Ja noh, ütleme, et isegi mõnikord ei ole probleem, et see meie ja mina kasutaks, need on lihtsalt sellised radikaalsed näited, vaid et lihtsalt, et noh, kogu tekst ongi kirjutatud enda toote või teenuse positsioonilt. Aivi küsib, et kas see meietamine on okei Ruby's about. Jah, mõnes mõttes jaa, et kui sul on enesetutvustus, siis jah, sa peadki ju natuke endast rääkima. Aga seal on ka teatud nüansid, et sa peaksid rääkima siis sellist lugu või sellistest aspektidest endast, mis siis on kuidagi resoneeruvad sinu kliendiga, et see on ka eraldi kunst, kuidas seda enesetutvustust kirjutada. Et natuke me puudutasime siin väljakutsel ka seda, ma andsin mõned nipid, et saad välja öelda, kuidas sa klienti aitad või mis on sinu missioon, et see ei oleks nagu liiga, see enesetutvustus ei oleks liiga enesekeskne nii-öelda. Et selles suhtes jah, et see minust rubriik on võib-olla natuke erandlik, et aga et üldiselt, kui sa räägid tootest või teenusest, et siis see liigne endast rääkimine ei ole võib-olla hea. Ja no kus on võib-olla ka natuke erandlik, on see, et kui sul on nagu persoonibränd, et siis sa võib-olla ka jah, räägid, sead ennast, näitad kui eeskujuna, et räägid ka endast võib-olla pisut rohkem, aga et seal on jah, ka omad nüansid just selle koha pealt, et mida tasub endast rääkida ja mida ei tasu, mis on kliendi jaoks huvitav või oluline, et seda peab siis persoonibrändi puhul läbi mõtlema, et kõik sinu elu ei ole võib-olla see, mis kliendile on huvitav või teda kuidagi aitab. Et see on jah, nagu eraldi teema, aga praegu rohkem ma räägin siis toote-teenuse seisukohalt reklaamid ja võib-olla siis maandumislehe tekstid. Aga kui siis jätta välja see, et tekst on liiga meie või mina positsioonil kirjutatud, siis järgmine suur probleem on segane sõnum. Ja siin on nagu aktsiaid probleemi, et kas on liiga lühike ja nagu, et ei ole piisavalt infot toote kohta või vastupidi, et võib olla ka liiga pikk ja segane, et see fookus nagu kaob ära. Ja siin segase sõnumi puhul ka võib puududa see kirjeldus, mida klient sellest saab.
ja mõnikord kasutatakse ka liialt siis erialaspetsiifilisi termineid, mida siis klient ei mõista ja ta ei saa aru, mis see talle annab. Et Eestis muidugi ma ütlen, et see liiga lühidalt ja napisõnalisus, et see on pigem probleem, et pikemaid reklaamtekste on pigem vähem, tegelikult ei ole probleem seal võib-olla pikkuses, et kui see on asjakohane info, seal on toodud siis kliendile olulised kasud ja kasutegurid, võib-olla seal on kliendi tagasisidet, mingi hea info, mis kliendile midagi annab, et siis ei ole tegelikult see pikkus probleem, et ei pea olema nagu ülilühike, et ainult paar lauset see reklaamtekst. Aga ja, et pikad ja lohisevad laused kindlasti ei ole see, mis siis reklaamteksti puhul kuidagi hästi mõjuks, pigem lühike ja selge sõnum on hea. Nii ma korraks vaatasin ka siin, mul on Facebookis lahti see, et siin ka on Kristel öelnud, et vahel ürituste puhul ei ole kirjas koht, kuupäev või link ei tööta. Ja et seda viga ka tõepoolest esineb ja mul kahjuks endal juhtus ka apsakas, et mul uudiskirjas vist ma pärast avastasin, mul see link, mis viis gruppi, ei töötanud. Et eriti kui sa oled siis mikroettevõtja ja suuresti üksi teed, siis võib selliseid apsakaid juhtuda, aga et siin aitab jah see topeltkontroll alati, et enne väljasaatmist kõik läbi kontrollida. Nii. Ja siis on üks näide, mis mulle jäi sotsiaalmeedias nüüd silma, et ütleme nii, et siin on omad plussid ja siin on omad miinused selle reklaamteksti puhul. Et siis haaras veps, mitte telefon, tähistab pühasid omanäoliselt. Veps pühade tähistamise maitse ja sündinud suhtlema. Et kuidagi jäi mulle silma niimoodi, et ma vaatasin, et ma sattusin päris segadusse just, et siin on nagu palju erinevaid sõnumeid või palju erinevaid lauseid, et mis on siis nüüd see oluline on, mida tegelikult tahetakse öelda. Ja noh, see sündinud suhtlema, et ma ei tea, kuidas see jook küll nagu suhtleb või kuidagi tundub, et see on ka tõlgitud kas inglise keelest või kuidagi kohandatud, et mitte päris võib-olla läbimõeldud ja noh, iseenesest, mis mulle siin reklaamis meeldib, on see, et see mõte, et pühade ajal, et ära istu telefonis, et see mõte mulle tõepoolest nagu meeldis. Aga et jah, mulle tundub, et siin kuidagi see mõte läheb kaduma või minus tekitas see reklaam segadust. Ma ei tea, kuidas teistes, et kas teie jaoks on see, võite öelda, kas teie jaoks on see arusaadav või selline hea? Et mõtlesin, et võib-olla see copy võiks olla natuke teistsugune, et näiteks, et pühad on aeg, mil lähedastega koos olla, ära istu niisama telefonis, haara šveps ja veeda mõnusat aega koos lähedastega. Või et kui perega lobisedes kurk kuivama kipub, siis haara šveps. Mina mõtlesin midagi sellist nüüd välja, et selline alternatiiv, et ma ei tea, see sündinud suhtlema ma veel ei suutnud välja mõelda, mis see võiks olla lahendus. Aiv ütleb, et ära suhtle telefonis, aga joo, et jah, siin on see probleem ka veel, et see on tõesti varjatud alkoholireklaam, mis on natuke selline noh, jah, piiripealne teema, et kas pühade ajal peaks alkoholi jooma, et ma ei usu, et Schweppesi keegi niisama paljalt joob, on ju, võib-olla mõni joob, aga et see jah, selles suhtes mitmed probleemid selle reklaami puhul. Ja noh, muidugi ma nägin hiljem ühte teist reklaami, sama Schweppesi reklaami, kus oli see, et kus olid siis no võib-olla mingi seltskond sõpru või mingi peo raames, et siis oli see, et sündinud suhtlema, et see nagu võib-olla nagu sobis natuke rohkem kui lihtsalt joogipilt, et kas siis jook suhtleb sinu eest või kuidagi. Ühesõnaga, ma ütleks, et selles reklaamis sõnum on segane. Et muidugi Schweppes on nii tuntud bränd, et ta ei pea siin kõik teavad Schweppes, et see ei pea hakkama rääkima, milline see jook on või mis maitsega, et seda kõik teavad, et pigem väiksemate brändide puhul jah, sa pead rääkima või tutvustama enda toodet lähemalt, aga et siin oli siis see sõnumi väljamõtlemine või see emotsiooni tekitamine oli vist peamine teema, aga minu jaoks see jäi segaseks. Noh, muidugi võib öelda, et küll haaras tähelepanu, sest see kollase ja musta selline kombinatsioon kindlasti oli sotsiaalmeedias silmatorkav, et ja mingis mõttes täitis oma eesmärgi, aga pigem nagu teksti poole pealt see sõnum jäi segaseks. Siis toon sulle veel ühe sellise näite, mis on hästi palju probleemiks tehnikavidinate puhul, aga sa võid seda laiendada ka
enda toodete ja teenuste peale, isegi kui sul ei ole väga tehnilised tooted, et lihtsalt, et kui sa räägid ainult enda toote omadustest ja ei kirjuta lausena võib-olla välja, mis kasu inimene sellest saab, et siis see jääb selliseks niimoodi, et tegelikult inimene ei tea, mida see toode või teenus annab. Eriti kui ma ise ka hakkasin endale arvutit ostma, ühes e-poes olid ainult arvuti tehnilised näitajad. See oli nagu niimoodi, et mina ei tea, mis see tähendab, et ma peaks siis hullult guugeldama või lugema, et mis see annab, see kõik, see mingi protsessor või graafikakaart või noh, ühesõnaga minu jaoks, noh, võib-olla kaalu oskan hinnata enam-vähem, aga et selle puhul saaks ka öelda, et kas see noh, et kas see on siis sobiv reisile kaasavõtmiseks või see on pigem kodukasutuseks sobiv arvuti, et kõik see saaks välja tuua nagu reklaamtekstis. Aga siis teises e-poes täpselt sama toode siis toodud välja ka kasutegurid ja lisaks omadustele. Näed, et 15,6 tollise Full HD ekraani, Dolby audio helisüsteemi, mitmete ühendusvõimaluste ja päevakestva akuga on see sülearvuti suurepärane valik nii tööks kontoriks kui ka kaasas kandmiseks. Mitmed turvafunktsioonid tagavad sulle seadme andmete ohutuse. Tead, võib-olla siin see üks lause oli natuke pikk, aga noh, põhimõtteliselt siin on ka jõuline tootlikkus, ülim töökindlus, kõrglahutusega ekraan ja Dolby heli, et siin on ka kõik lahti seletatud, et mis see annab. Näed, et jõuline tootlikkus näiteks töötle suuri andmeid, loo esitusi või lihtsalt sirvi internetilehti, kõik käib kiirelt ja sujuvalt. Et see on kohe niimoodi, okei, vau, et see võib-olla on mulle, kui kes vajab nagu võib-olla äriklassi arvutit, et see on mulle võib-olla sobiv tööriist. Et jah, et kui siin on ja siis mõnes e-poes on ka, ma olen vaadanud näiteks lapsele turvatooli, et siis on ka, et on ainult toote nimi ja sorry, ma pean ise teadma siis, et mis selle omadused on või internetist hakkama otsima, siis ma võin samasti juba teisest e-poest osta, kus on need omadused välja toodud kasutegurid, et mis mina sellest saan, et kui on lihtsalt toote nimi ja eeldus, et klient peab ise teadma, mis see toode või teenus teeb, et siis see on nagu väga halb lähenemine. Sest inimene ei pruugi üldse olla nii teadlik või siis isegi kui ta teab, siis on väga hea üle kinnitada, et mida siis see toode-teenus annab, et ta saab uuesti seda lugeda ja tunda, oh, see on minu jaoks, et ma ostan selle ära või siis küsin lisainfot või teen midagi. Et see on lihtsalt ääretult oluline just see tuua välja see kliendile kasu. Nii, sa võid mulle anda märku, et kas sina oled ka sellise olukorraga kokku puutunud, kus näed, et on ainult noh, ongi ainult omadustest räägitud ja sa ei teagi, mis kasusid saab, et kas millegi ostmisel oled sellega kokku puutunud, et ma usun, et tegelikult see on üsna tavaline. Ja noh, mitte üksnes siis maandumislehel, vaid tegelikult, kui sa ka sotsiaalmeedias või kuskil teed mingi reklaamteksti, siis seal samamoodi tegelikult oleks hea vähemalt mingid olulisemad kasutegurid, ei pea kõiki ette lugema, aga midagi, mis klienti kõnetaks, et oh, et see on kasulik, see võib olla mulle. Triin ütleb tehnikat ostes peaaegu iga kord. Ja huvitav jah, et see tehnikaga just nii on, et võib-olla tehnikainimesed ei ole ise nii head, ma ei tea, kirjutajad või nad ei ole selle peale mõelnud, nad arvavad, et noh, et kui on siin, ma ei tea, iPhone mingi mudel, et siis kõik teavad juba, et see on selline, see bränd on oma nime teinud ja siin ei pea midagi üle kordama, aga noh, see on üks hästi suur nagu selline aps, mis võib jah juhtuda, et tegelikult kõik kliendid ei pruugi olla nii teadlikud ja nagu seda hoomata nii-öelda. Vot, et siis see kliendi kasu ja see, et puuduvad need kasutegurid, see on üks päris suur probleem reklaamtekstide puhul. Siis, mida ka siin mainiti juba, et kui puudub üleskutse või see üleskutse on ebamäärane, et siis see üleskutse, call to action, et see on see, mis paneb inimese tegutsema ja tihtipeale kodulehel ta võib olla ka vahepeal nuppudena ja et nagu iga mõne lõigu tagant, aga et üldiselt, kui sul on sotsiaalmeedia reklaamtekst, siis see võiks olla kõige lõpus. Ja noh, kui see on siis nõrk, selline ebamäärane või teksti sisse peidetud, et siis võibki segadust tekitada, reklaamtekst ei toimi, ehk inimene ei tee mingit tegevust, ta ei lähe sinu kodulehele, ta ei broneeri, ta ei lähe broneerimisvormi peale, et inimesele peab üsna konkreetselt ütlema, mida ta peab tegema, et mõnikord võib tunduda see nagu iseenesestmõistetav, mis ma ikka talle kordan, aga tegelikult see on tõestatud, et see call to action'ist võib hästi palju sõltuda, et see, kas inimene teeb midagi või ta ei tee. Ja mis võib ka veel segadust tekitada, et kui neid üleskutseid on mitu
või siis, mida ma olen ka näinud nii selle väljakutse raames kui ka eelmise väljakutse raames, mida ma tegin, et selle call to action siis lingi järel tuleb veel mingit teksti, et ikkagi, et sa hakkad veel midagi rääkima või veenma, et siis ka inimene, ta läheb tähelepanu mujale ja ta ei pruugi selle lingi peale üldse klikkida. Nii, et ma lihtsalt mõned sellised näited, noh, mis ei ole nagu sellised nagu noh, nad ei ole otseselt halvad, aga et siin on ka nagu ta on nagu laialivalguv. Näiteks ühe inimese tekstis oli niimoodi, et rohkem infot minu tegemiste kohta leiad minu kodulehelt. Siin on võib-olla ka, et see minu, on ju, et aga et see, et rohkem infot leiad, noh, et kas ma tahan minna vaatama, et kas, noh, see on selline nagu lihtsalt üldine informatiivne lause, aga et kui sa tahad, et inimene läheks sinu kodulehele, siis ma arvan, et sa peaksid talle ütlema pigem käskivas kõneviisis, et vaata minu kodulehelt, sellelt kodulehelt, et paned selle kodulehe nime näiteks, leiad rohkem infot või broneeri, osta siit, et osta kohe, broneeri aeg nüüd, midagi ka, mis, et inimene tunneks, et peab kohe vajutama või tegutsema, et sellist nagu, mida konkreetsem, seda parem. Ja siis siin ka ühel inimesel oli siin, et selline, et mis on millest muidugi hästi armas selline lause, aga et see ka jätab sellise noh, muljet, et kas siis mida klient nagu tegema peab, et kui sul tekkis natukenegi uudishimu, siis tervitan sind oma Instagrami kontol. Et pigem ütle, et kui sul tekkis uudishimu, siis külasta seda Instagrami kontot ja Instagrami konto nimi või midagi. Et ja pigem, et ole hästi konkreetne, mida inimene tegema peab. Et siin Liisi ütleb, et see esimese kohta endiselt, et see kõlab nii nagu kirjutaja, mina ei viitsi enda kohta rohkem kirjutada. Või jah, et sa nagu unustad ära, et noh, et sina tead, et kes sa oled, aga et klient võib-olla noh, sa peaksid mainima siin brändi nime või midagi, et või mis sealt kodulehelt saab, et noh, et selles suhtes siin ja nagu jah, võib-olla jah, reklaamteksti lõpuks oled väsinud ja unustad ära nagu selle konkreetsuse ja selle kliendi kasu, et mida klient peab tegema. Et seda jah, tasub endal väga meeles hoida, et võib-olla ma seal väljakutse siis videotes kohati, no ma ei rõhutanud seda nii väga, aga nüüd on hea, kui sa seda vaatad, et siis sa saad kindlasti, kui sul ei ole seda call to action'it või see on kuidagi ebamäärane, selle muuta konkreetsemaks, et kindlasti klient teeks mingit tegevust. Ja see oleks hästi sütitav ja konkreetne, pigem käskivas kõneviisis. Nii, et need on olnud sellised 3 peamist viga, aga kindlasti neid vigu on veel, et selles suhtes selle loeteluga see ilmselt ei piirdu, aga et võib-olla sellist 3 olulist asja, mida sina saad enda tekstide puhul tähele panna ja mida kohe rakendada. Ja siis nüüd ma valisin, et kes olid seal võib-olla varem teatasid, et ma valisin 3 reklaamteksti, mida siis väljakutsel osalejate tekstid, mida ma siis täna siin teile näitan ja natukene siis mõtlen, olen kaasa mõelnud või teie võite samuti kaasa mõelda, et kuidas neid muuta siis selliseks veenvamaks, mõjusamaks. Et siin on siis Moona Anari Kägra reklaamtekst, ma ei tea, kas Moona on ise siin ka täna, sa võid mulle märku anda, kui sa oled. Aga ma loen selle ette ja siis esitan enda mõtted, et mis minu meelest siin saaks. Moona, oled ja väga tore, siis me saame ka otse arutada, et mis mõtted siin sul tekivad. Et siin on selline siis reklaamtekst. Tahad erineda, kuid samas olla stiilne ja lahe. Tahad sõbrannadele, perele jõuluks midagi erilist, mis oleks valmistatud kodumaal ja armastusega. Anari disain pakub sulle omanäolisi heegeldatud käsid ja kõrvarõngaid, mida sa suure tõenäosusega kuskil veel näinud pole. Ma võin lubada, et Anari disain kõrvarõngaid kandes sind märgatakse. Kui sobivad parasjagu pole müügis või lihtsalt soovid mõne muu värviga, siis kirjuta julgesti ja leiame lahenduse. Ja panin siia sellise pildi ka, sest mul tekkis huvi, ma tahtsin näha, millised need kõrvarõngad siis ka välja näevad, et tõesti väga lahedad tunduvad. Aga mis mulle siin reklaamtekstis nüüd meeldis, just see, et näiteks see lause, et heegeldatud käsid ja kõrvarõngad, mida sa suure tõenäosusega kuskil veel näinud ei ole. See oli see, mis mulle jäi, jah, tõesti, et ma ei ole küll selliseid varem kuskil näinud.
ja see ka, et just, et võib-olla, et see, et käsitsi valmistatud, et armastusega tehtud, et see on ka mingi sõnum, mida kindlasti võiks rohkem rõhutada. Aga mulle nüüd tundus see, et tegelikult siin reklaamtekstis on 2 mõtet kokku pandud, et need saaks lüüa 2 eraldi reklaamtekstiks. Et siin on näiteks see, et tahad erineda, kuid samas olla stiilne, et see on siis sellele inimesele, kes vaatab, kes tahaks endale osta. Aga siis teine mõte on see, et tahad sõbrannadele, perele jõuluks midagi erilist, mis oleks valmistatud kodumaal ja armastusega. Et see on nagu, sobiks nagu tegelikult eraldi reklaamiks, et sest ühes samas reklaamis on nagu mitu erinevat sõnumit, mis minu jaoks tekitavad segadust. Et näiteks, et siis, kui võtta, praegu on see kingituste teema hästi aktuaalne, et kui võtta siis see lähenemine, et just, et sa tahad midagi kinkida, et siis näiteks see reklaamtekst võiks olla selline, et tahad sõbrannadele või lähedastele jõuluks midagi erilist kinkida, midagi, mis oleks kodumaine ja käsitsi valmistatud. Üllata sõpru ja lähedasi omanäoliste heegeldatud kõrvarõngastega. Need kõrvarõngad on valmistatud suure hoole armastusega on valmistanud suure hoole armastusega Võrumaalt pärit Moona Anari Kägra. Anna võimalus enda lähedastel särada ja silma paista ning kingi neile Anari disaini kõrvarõngad. Tellimiseks saada sõnum. Et see oleks üks variant, mille mina suutsin välja mõelda. Et muidugi, kui sa kirjutad, kui sa kirjutad enda lehel ja nagu ise postitad, siis sa võid, et mina olen Võrumaalt pärit või Võrumaal tegutsev Anari Kägra ja valmistan need kõrvarõngad siin Võrumaa kuplite vahel või Võrumaa metsade vahel suure hoole armastusega. Et midagi ka, mis tekitaks üks, oi, et see on nii unikaalne, et keegi inimene ise teeb neid ja tekitab sellist mõnusat emotsiooni, et võib-olla jah, midagi sellist, siis kui sa tahad kingitusena presenteerida. Siis teine variant oleks siis see, et kui sa tahad siis adresseerida siis sellele, kes ei taha kingituseks, vaid tahaks endale midagi ilusat. Siis ma võib-olla alustakski selle lausega, et kõrvarõngad, mida sa tõenäoliselt kuskil varem näinud ei ole, et rõhutada seda täiesti unikaalsust. Käsitööna valminud Anari disaini heegeldatud kõrvarõngad muudavad kandja silmapaistvaks ja eriliseks. Kes ei tahaks olla stiilne ja lahe? Anari disaini kõrvarõngad sobivad ja siis võiksid siin, ma ei osanud ise kohe välja mõelda, sa võid ise öelda, et kas need sobivad igapäevaseks kandmiseks või need sobivad nii igapäevaseks kandmiseks kui ka pidulikul puhul, et kuidagi, et mis kontekstis sa soovitaks neid kanda või mis stiiliga need sobivad. Ja mis ma soovitaksin ka, et võib-olla, et see viimaseks lauseks jääb, et kui sobivad parasjagu müügis pole või soovid mingi muu värviga, siis kirjuta julgesti ja leiame lahenduse. See tekitab minus sellist pigem nagu küsimust, et et kas siin on kogu aeg nagu puudu nendest kõrvarõngastest, kas ma saan kohe selle, kas ma saan kohe tellida ja kui kiiresti ma kätte saan. Et võib-olla, et ikkagi ütled näiteks, et lai valik heegeldatud kõrvarõngaid ootab sind. Kui sa ei leidnud päris sobivat tooni või disaini, siis võta ühendust ja leiame lahenduse. Ja siis pane ikkagi veel, kirjuta kohe või saada sõnum või kohe, et mida ta siis ikkagi lõpus ikkagi, mis ta tegema peab, et ta ei jääks nagu lihtsalt mõtlema või kuhugi mõte ei jääks nagu hulpima, et ta võtaks selle, teeks midagi. Et et mul lühidalt tekkisid siis sellised mõtted selle reklaamteksti puhul. Moona, teda väga head pointid, ma panin omale mõtted kirja ja väga hea, et kindlasti mulle kohe endale need väga meeldisid, et kõrvarõngad, et tõesti ma hea meelega tahtsin aidata sulle seda sõnumit paremaks muuta. Ma ei teagi, kas sa elad ka Võrumaal või sa oled kuidagi Võrumaaga seotud muidu? Et või sa elad kuskil Tallinnas hoopis, elad Võrumaal, ja vot siis on kindlasti see aspekt ka, et on selline väga täielikult kodumaine, et selline Võrumaal, Lõuna-Eestis kindlasti inimesed tahavad ka toetada selliseid väiksemaid tegijaid ja kui nad ostavad kingitust või niisama, et see selline nagu hea mõte kindlasti, mida võiks välja tuua. Et ja siin kirjavead on õnneks need, mida saab väga lihtsasti parandada, et kui tasub lasta, siis kui sa tunned, et see ei ole nii hea, võib-olla eesti keele kirja õige keele puhul lihtsalt kellelgi üle vaadata. Ja Solarises on müügil jah, et seda saab siis ka eraldi võib-olla ka rõhutada, et mõne reklaami teha sellest seisukohast, et näed, et osta Solarisest. Ja väga tore, et siis oleme vaadanud ühe reklaamteksti.
Nüüd lähme järgmise reklaamteksti juurde, et siin on siis Maiga tekst, et see on selline peeglite maailm, ma saan aru, selline mingid videod, kus saab siis enesearengu teemaline siis reklaamtekst on see. Ma loen selle ette ja siis natuke arutame, et kuidas, mida siin saaks, mida ma soovitan siin võib-olla mõelda või mis suunas seda teksti kohendada võiks. Kas sina juba armastad iseennast? Kas oled lõpuni aru saanud, mis asi see enesearmastus üldse on? Kas sulle tundub, et armastad ennast juba piisavalt ja järgmine hetk taipad, et tegelikult ikka vist ei armasta? Oled käinud mööda teraapiaid ja lahustanud emotsioone, teinud erinevaid praktikaid ja ikka ei saa aru, mis imelik rahutus sees on ja miks sa ei tunne ennast sügavalt õnnelikuna? Oled kuulnud, et kõik su elus sõltub sinust endast ja maailm on peegel, aga ei mõista, mida see täpselt tähendab. Või mõistad, aga endiselt juhtuvad asjad, mida sa ei ole tellinud. Siin uueks teejuhiks ja abiliseks on peeglite maailm. Lühivideote sarjas toon välja samm-sammult kõik erinevad aspektid, kus ja kuidas märgata, mida maailm meile peegeldab. Räägin lahti kõik peegelduste tagamaad, mismoodi teised inimesed olukorrad meile igal hetkel peegliks on. Need elementaarsed põhitõed on aluseks põnevale elu muutvale teekonnale. See on parim meetod iseenda tundma õppimiseks, sest saad seda teha täiesti iseseisvaid, vaid oma elu järgides. Täpsem info ja siin peaks olema siis, kus saab seda soetada või kus selle kohta rohkem infot saab. Nii, et väga tore, et mulle meeldis see, et sa oled oma kliendi probleemi kirjeldanud ja üsna põhjalikult selle ette võtnud, et sa oled astunud seda teed, et enda klienti mõista ja see ka reklaamtekstis välja tuua. Aga nüüd, mis mõte mul tekkis, et siin võib-olla, kuna see on just, et kui on tegemist sellise enesearengu, coaching'u, ka teenuste reklaamiga, kus tegelikult saab kuidagi selle toote või teenusega inimese elu paremaks muuta, et siis ma tegelikult soovitaks ikkagi kasutada seda PAAP copywriting'u tehnikat, mida ma ka väljakutse raames sulle tutvustaksin. Ehk ühes lõigus võiks siis, esimeses lõigus võiks kirjeldada kliendi probleemi, aga teises lõigus võiks rääkida, kuhu klient jõuab, et mis on see õnneseisund või ideaalne seisund, kuhu klient sinu teenust või toodet tarbides võiks välja jõuda. Et selles suhtes siin sa räägid küll peeglite maailmast, aga ma täpselt ei saa aru, milline, kui ta see peeglite maailma lühivideod nagu ära vaatab, et mis see, kui kõik läheb nagu ideaalselt, et milline see kasu kliendile täpselt on, et mis seisundis seda jõuab või mis ta saab. Et selles mõttes sa võid, Maigi, mulle teada anda või natuke mõelda, et mis see ideaalseisund on, mida sa võiksid kliendile kirjeldada või nii-öelda välja lubada. Sest see, et mingeid peegeldusi õpid tundma, et see jääb nagu natuke liiga nagu ikkagi jääb natuke minu jaoks küsimus, et mis see kasu siis on. Et eriti võib-olla sellel, kes ei ole võib-olla see peegelduse teemaga nii hästi kursis, et ta ei oska võib-olla nagu otsi kokku panna, et see kuidagi ta elu paremaks muudab või teda paremaks inimeseks muudab. Et siin peaks ja natuke täpsemalt seda kirjeldama. Aga noh, ma nüüd nii täpselt ei tea. Õpib iseennast aitama enda elus blokeeringuid eemaldama ja vot jah, see kuidagi nagu ei tule võib-olla siit reklaamtekstist nii selgelt välja. Et selles suhtes minule nüüd väga võib-olla natuke subjektiivne arvamus, aga et mis minule tundus, et mis mind kõnetas kõige rohkem, on see siin teine lõik, et oled käinud mööda teraapiaid ja teinud erinevaid praktikaga, ikka ei saa aru, mis imelik rahutus see sees on. Tead, paljudel inimestel võib-olla elu on selline kiire ja närviline, et on see rahutus ja selline närvilisus kohati, et see lõik kõnetas mind kõige rohkem ja võib-olla see võibki olla paljudel inimestel probleem. Et pigem võib-olla see enesearmastuse teema jäi selliseks nagu võib-olla üldiseks, et see on nagu nii ja naa, aga et tulemus on nii lai, et seda on keeruline lühidalt väljendada, okei. Aga mõtleme korraks, et mina soovitaks niimoodi, et alustada sellest teisest lõigust, et kas sind vaevab imelik rahutus, oled käinud mööda teraapiaid ja lahustanud emotsioone, teinud erinevaid praktikaid ja meditatsioone, aga ikka ei koge sa püsivat õnnetunnet või et sa ei tunne ennast õnnelikuna või midagi, mis on siis sinu kliendi, kes võiks selle peeglite maailma osta nagu peamine probleem. See võiks olla selline näiteks algus ja siis see after ehk siis pärast, et milline see tulemus võiks olla. Siis sa võid öelda, et näiteks sügav õnnetunne on võimalik. Kujuta ette, milline võiks olla sinu elu, kui armastad iseend ja mõistad oma sügavamat loomust.
sa ei näe teisi inimesi enam meeleolu rikkujatena, vaid oluliste teemade peegeldajana. Näiteks, no ma ise mõtlesin nii, aga ma ei tea, noh, täpselt ei tunne sinu seda teenust, et võib-olla, et kujuta ette, et sa õpid iseenda blokeeringuid vabastama ja iseennast aitama, nii et sa ei ole enam nende emotsioonide või siis selle rahutu elu meelevallas. Et võib-olla midagi sellist ja, aga kirjelda ja, et mis klient saab, kui ta tõesti sinu programmi võtab või liitub sellega, et seda võiksin välja tuua ja kui sa pakud ka coaching ut või mingit ka teenusepakkujat, sa võid seda kliendi ideaalseisundit siis kirjeldada selle just before after bridge copywriting'u tehnikat kasutades ja tuua selle selgelt välja, milline võiks olla see ideaalne elu. Noh, muidugi iseasi, kas iga klient seda saavutab, aga et mis on võimalik sinu meetodiga või sinu teenuse toote abil, kuhu klient võib jõuda. See oleks niimoodi, et vau, et ma tahan ka tõesti sellest rahutusest väljuda ja ma tahan ennast aidata nüüd, leian mingi hea tehnika, mille abil ennast aidata. Ja siis edasi võidki siis sellest peeglite maailmast rääkida. Ja et näiteks saad peeglite maailma lühivideote sarja vahendusel saad samm-sammulised juhised erinevate peegelduste märkamiseks, mis aitavad sul inimesena kasvada ja lõpuks ometi õnnetunnet kogeda. Et võib-olla, et seda õnnetunnet, seda sõna siis võid rahutada või seda õnnelikkust, sest see kõik tahavad õnnelikud olla. Ja noh, see on vist see võib-olla, mis sinu kliendil on puudu, et seda siis võid siin ekstra võib-olla rõhutada. Ja siis võid ka punktidena välja tuua, mis see programm sisaldab, et kuidas teised inimesed on peegliks, et sa õpid tundma, kuidas märgata erinevaid peegeldusi. Ühesõnaga võid ka veel punktidena välja tuua, mis kasu inimene saab selle video ostmisel, mis õpetused seal on. Et siis ma usun, et kui sa niimoodi üles ehitaks, läheks natukene lühemaks ja selgemaks ja rohkem kliendikesksemaks. Sest tegelikult praegu ka on juba siin häid momente ja on tubli töö tehtud, aga tead siis minu poolt sellised soovitused, kuidas seda reklaamteksti muuta siis veel kliendile võib-olla meelepärasemaks ja selliseks nagu natuke lühemaks võib-olla ka. Et Maiga, kuidas sulle tundub, kas sa said sellest kasu, sellest analüüsist? Said paar head mõtet, väga tore. Vot nii. Meil on siin üks tekst veel. Ma küsin, et kas Helen on ise siin, et kas ma hakkan praegu seda analüüsima või mul praegu tegelikult meil natuke juba ajaliselt hakkab aeg pressib peale. Et kas Helen on ise siin? Ta võib-olla, kui Helenit ei ole, et siis ma võin Helen sulle ise saata hiljem, mis ma mõtlesin, väikse kokkuvõtte, et ma ei hakka praegu siin webinaril seda analüüsima. Paistab vist, et Helenit ennast ei ole siin. Hea küll, et siis praegu seda reklaamteksti ei analüüsi. Aga põhimõtteliselt sa said siin 2 reklaamteksti analüüsi, et siin Anari reklaamtekst võib olla selline, mis ei olnud before after bridge tehnikaga. Lihtsalt näitasin sulle, kuidas võib-olla lüüa reklaamtekst 2 erinevaks 2 erinevat sõnumit eraldada ja teha see sõnum selgemaks. Ja siin siis Maiga teksti puhul näitasin sulle, kuidas siis before after bridge tehnikat rakendada edukalt. Ja ma ütlen, see on selles suhtes väga hea tehnika just, et kui sa räägid võõrastele filmadele, klientidele, kes ei tea sinust veel midagi, et sellest tekib see ülim kliendi mõistmine, et sa räägid kliendi probleemist, milline on tema elu pärast, et see aitab sulle endal ka seda klienti paremini mõista. Isegi kui sa seda tehnikaga reklaamteksti lõpuks ei kasuta, see on ka sulle endale hea harjutus just kliendi mõistmise seisukohalt, et ma sellepärast seda tehnikat väga soovitan sul kasutada. Nii, aga ma teen tänasest siis väikse kokkuvõtte, et mis me reklaamtekstide kohta õppisime. Et peamine ongi siis see, et kirjuta selge sõnumiga teksti. Võimalikult selgelt mõelda, mida su klient vajab, mida ta tahab ja see kirja panna ja pigem lühidalt ja kokkuvõtlikult, mitte väga pikalt. Ja kindlasti paku kliendile siis oma reklaamtekstis mingit väärtust, et too välja toote või teenuse kasutegurid. Et see ei pea kõiki kasutegureid välja tooma, aga vähemalt mõned, et klient tunneks, et see on midagi talle. Ja mis on ka ääretult oluline, ütle reklaamteksti lugejale selgelt, et mida ta siis tegema peab.
et see ei jääks kuidagi õhku rippuma, et sa ei kaotaks seda klienti ära, et ta läheb mõte laiali ja ta ei läheks sinu kodulehele või broneeri endale toodet-teenust, et selles suhtes kindlasti on see call to action ehk üleskutse hästi oluline. Aga nüüd on täna kahjuks kõiki reklaamtekste ei jõudnud analüüsida, mis meile esitati. Mul oli küll neid äärmiselt põnev lugeda meie Facebooki grupis. Aga kui sa nüüd mõtled, et sa tahaksid ka enda reklaamtekstide kirjutamise oskust paremaks muuta, tahaksid läbi mõelda enda pakkumise ja enda sõnumi, et siis tegelikult mul on olemas veel üks võimalus. Nimelt mul on sisuloome mentorgrupp, ehk ma juhin sellist programmi, mis on siis koondab siis inimesi, kes tahavad just enda teksti kirjutamise oskust paremaks muuta ja oma sõnumid läbi mõelda. Ja miks ma selle olen teinud, et ma just tahangi siis väikeettevõtjatele, turundusspetsialistidele sellist tuge pakkuda sisu loomisel ja reklaamtekstide koostamisel. Ja no kui ma ise alustasin, ütleme üle 10 aasta tagasi turundusspetsialistina, et ma just tundsin puudust sellise kogenud mentori nõuannetest ja teiste turundusinimeste kogukonnast. Sest ütleme, ma sain küll meeskonnas töötades siin ülemuselt tagasisidet küsida, aga tema ei ole turundusele spetsialiseerunud ja vähem teksti kirjutamisele. Et nüüd ma olen ise loonud siis sellise kogukonna, kus ma inimestele nõu annan ja just mentorina seal tegutsen. Et meil ongi 2 korda kuus on meil kõned, kus ma analüüsin inimeste reklaamtekste, vaatan kodulehti üle, uudiskirju, sotsiaalmeediakontosid, mida iganes. Et selles suhtes ma olen sellise grupi kokku pannud ja ma tahtsingi seda olukorda muuta, et kus just tegelikult copywritingu ja reklaamtekstide teemal ei ole ka väga palju koolitusi Eestis. Ja eriti sa võid seal mingi koolituse läbida, aga kui sa pärast jääd ikkagi üksi pussima, siis sa ei arene edasi, et ma tegingi sellise programmi, mis on nagu siis igakuine pidevalt toimiv, kus siis saab seda tagasisidet siis nii minult kui ka mõtteid teistelt grupi liikmetelt. Aga meil täna on siin üks grupi liige, kes oli nõus rääkima videos rääkima enda kogemusest siis sisuloome mentorgrupis. Et ma võtan enda siin jagamise maha, et Tiina, palun räägi mulle, et sa oled septembri alguses siis meie mentorgrupis, et milline sinu kogemus on olnud siiani? Jaa, tere kõigile. Laura võttis selle väga hästi enne kokku, et tõesti on vahel vaja lihtsalt küsida nõu. Ma ise tegutsen turundusspetsialistina ja pakun teenust väikestele ettevõtetele ja persoonibrändidele. Ja tihtilugu nad ise ei tea täpselt ka, mis nad tahavad, et tunnevad, et mingit muutust oleks vaja näiteks veebilehega või kuidagi elu sisse tuua nende sotsiaalmeediagruppi. Ja Laura grupis on olnud väga hea see, et me mitte ainult ei vaata teooriat, kuidas võiks teha ja neid ideaale, vaid me võtame konkreetsed osalejate veebilehe ette ja analüüsime selle siis üksipulgi läbi. Laura tegelikult analüüsib ja siis teised saavad ka öelda. Ja see on olnud väga hea, et sa saad sellist personaliseeritud tagasisidet täpselt oma konkreetsele asjale. Sellel nädalal tegingi siis selle tagasiside põhjal, mis ma olin saanud meie grupist, tegin sellise PowerPoint presentatsiooni ja ladusin kliendile, mis on siis üks organisatsioon, tutvustasin seda kõike ette, et mida võiks nüüd võtta veebiga ette. Ja sain seal kohe viidata ka, et ma ainult üksi seda ei mõelnud läbi, vaid see oli meil terve mentorgrupp ja koos mentoriga, et mul oli kohe tunne, et see andis nagu kõvasti kaalu juurde. Ja, aga ma sain esineda sellise inimesena, kellel on palju häid mõtteid igatahes. et minu jaoks on olnud küll nagu selline väga hea tugi, et tihti on niimoodi, et ise tajud, et ahhaa, siin oleks vaja midagi muuta või on mingi mõte, aga see jääb selliseks nagu ma ei ole päris kindel, et kuidas sellega edasi minna või et ma tean, et siin on midagi nagu viltu, aga mis need lahenduse variandid nüüd oleks. Et selles mõttes on väga tore olnud see grupp, et meil on selline tõesti väike rühmake, kus sa saad rääkida, küsida ja otse siis nagu neid vastuseid.
Nii suur aitäh sulle, Stiina, selle tagasiside eest. Ja praegu jah, tõesti praegusel hetkel meil see kogukond on üsna väike, meil on 15-20 inimese ringis, et ma saan inimestele suhteliselt personaalset tagasisidet anda. Et jaa, et kindlasti väga, väga lahedad inimesed on meil siin koos. Ja siis on veel ühe kliendi tagasiside, ta ennast siin täna ei ole, aga et Anna-Kristina Rätsep, et ta liitus meie mentorgrupiga sellepärast, et tahtis just blogide kirjutamise koha pealt saada nõu ja abi. Ja no muidugi ta avastas, et see grupi haare on palju laiem, et turunduse poole pealt ka muid häid nippe ta sai ja noh, siis ta soovitab seda ka teistele, kes soovivad oma turunduse sisuloome oskuseid arendada. Ja noh, siis Anna-Kristina puhul oli, et enne kui ta liitus, et ta otsis juba näpunäiteid, et kuidas paremaid blogipostisi kirjutada. Tal ei olnud võib-olla turundusest nagu sellist täit laia pilti. Ja noh, loomulikult ta puudus ka mentor, kelle käest nõu küsida, töötas ühe ettevõtte juures turundusspetsialistina. Aga siis nüüd ta on maikuust alates meie mentorgrupis, et noh, tal on põhjalikud materjalid, mida saab siis vaadata. Meie mentorgrupis on videoloengud ja noh, on tekkinud siis, ta ütleb, et on tekkinud laiem arusaam turundusest, et kuidas klienti määratleda, kuidas tekste kirjutada. Ta on saanud mentorlust ja tuge. Ja no lisaks mul on äärmiselt hea meel, et asutas ka enda ettevõtte My Impression, kus ta siis turundusspetsialistina nüüd teenust pakub, et mul on tõesti äärmiselt hea meel, et ta on selle sammu astunud. Ja kui tegelikult meie mentorgrupp ei ole ainult siis teenusepakkujatele ehk turundusspetsialistidele või virtuaalassistentidele, vaid väga oodatud on ka ettevõtjad, et meie grupis on nii ettevõtjaid, koolitajaid, coach'e kui ka siis turundusspetsialiste. Ja meil on siis, mida siis saab õppida. Noh, muidugi on need igakuised 2 korda kuus on meil kõned, kus konkreetselt teeme siis neid analüüse, ma vaatan reklaamtekste üle, vastan sinu küsimustele. Aga meil on ka siis 6 moodulit eelnevalt salvestatud koolitusi, et sa saad õppida siis enda sõnumeid ja brändi häält välja töötama, et sa saad mõelda siis, kuidas luua sellised sõnumid, mis sinu klienti kõnetavad. Sa saad õppida siis copywriting ut ehk just reklaamtekstide kirjutamist, et kuidas kirjutada kodulehele tekste, kuidas kirjutada sotsiaalmeediasse, kuidas kirjutada sellist enesetutvustust, mis sinu kliente köidab, et selle kohta on kõik koolitused olemas. Blogi kirjutamise kohta, kuidas blogi optimeerida otsingumootoritele, kuidas lihtsalt, mis blogi juures tähele panna. Kodulehe otsingumootoritele optimeerimine, meiliturundus ja veel ka õige keele kohta on pisut, et kust leida infot, et enda õige keelt paremaks muuta ja kuidas tekste üle vaadata. Ja olen juba maininud, et kuidas toimib, et meil on 2 korda kuus kohtumised Zoomis, on Thinkificu keskkonnas on videoloengud, saad õppida mugavalt oma kodus ja meil on ka kinnine Facebooki grupp, kus siis käib ka meil vahepeal arutelu, saab oma mõtteid seal põrgatada ja ka nädala selliseid sisuloome eesmärke ja saavutusi teistega jagada. Et väga, väga toredad inimesed on meil ja väga tore selline seltskond koos. Ja tegelikult Veronika on ise ka siin, aga Veronika on mulle ka andnud sellise tagasiside. Veronika samamoodi on algusest peale meie mentorgrupis ja tema tuli just sellepärast, et tahtis siis õppida, kuidas see kodulehe SEO-d nagu täpsemalt teha, et selle kohta mul on ka grupis videod. Aga noh, samas Veronika ütleb ka, et ta on saanud häid nippe, et kuidas just siis kirjutada paremini blogisid ja neid reklaamtekste, et ma olen aidanud tal reklaamtekste üle vaadata, et Veronika kirjutab juba ise väga hästi, aga just, et mingi teine silm, kes aitab mingeid detaile näha, et mul on väga hea meel, et ma olen saanud aidata ja juhendada. Vot, ja milline on siis olnud minu panus selle grupi loomisel või üldse, mida ma olen oma elus teinud, et ma olen võtnud selle julguse, et selline mentorgrupp teha. Ma nagu mainisin, et ma olen juba 10 aastat tegelikult turunduse ja sisuloomega tegelenud, et leida need parimad toimivad lahendused. Ja ma olen väga paljudel koolitustel osalenud, kulutan tuhandeid eurosid, et sisuloomet ja turundust õppida. Ja noh, kui sa nüüd ise mõtleksid, et lähed ülikooli ja hakkad õppima, et siis läheb vähemalt 3-4 aastat, et enne kui sa need samad teadmised saad omandada, siis sa pead veel nagu katsetama, et mul on ka praktiline kogemus turundusspetsialistina erinevates ettevõtetes töötades ja praegu siis enda klientidega ettevõttes Ankur Turundus. Olen igapäevaselt siis ka tegev, et ei ole lihtsalt koolitaja, kes midagi ei praktiseeri, et tegelen igapäevaselt.
ja kui sa praegu nüüd liitud, siis on kiire liituja boonus 29. novembrini, et meil eile toimus üks äärmiselt äge töötuba Marja Vabaga. Ta õpetas seal, kuidas lumehelbe meetodi abil teksti kirjutada, mis on ursõnad ja nurrsõnad, kõike, kuidas sihtrühma määratleda ja enda tekste paremini sihtrühmale nagu orienteeritult kirjutada. Selliseid väga häid mõtteid jagas Marja eile VIP töötoas, mille saad siis boonusena kaasa, kui sa praegu mentorgrupiga liitud. Siis meil on veel ägedaid boonuseid. On Liina Ostumaa, kes on virtuaalassistentide mentor ja ka väga suure Facebooki grupi loonud üle 6000 liikmega Eesti virtuaalassistentide grupp. Et tema siis selline webinar, kuidas sisuloomeabi eksperdi saatust saavutada, et tema webinari salvestus ja siin on veel Heidi Blumberg, kes salvestatud blogi taaskasutamise webinar ja mõned sellised juhendmaterjalid parema sisu loomiseks, et need saad siis praegu liitudes boonusena kaasa. Ja siis on muidugi küsimus, mis see kõik maksab. Et sinu panus on siis ainult 37 eurot kuus ja selle eest saad läbida neid koolitusi, mille koguväärtus on üle 500 euro ja saad need boonused, saad nende mentorluskõnedel osaleda. Ja no põhimõtteliselt on sinu valik, kui kaua sa selle mentorgrupi liige oled, et seal saab väga lihtsalt saab iga hetk liitumist tühistada, aga no väga paljud on rahul selle mentorgrupiga ja on seal väga pikka aega, et just saada enda turunduse sõnumite ja kõige abi suhtes nagu sellist abi ja nõu. Ja siis see soodushind kehtib siis 9. detsembrini, et edaspidi siis hind ka tõuseb. Et selline mõte sulle, et võid mõelda, et kas sa tahaksid ka selle meie mentorgrupiga liituda. Panen sulle siia lingi, kus sa saad selle kohta rohkem siis lugeda, vaadata. Ja kui sul on mingeid küsimusi, siis ma vastan sulle meeleldi. Kas kellelgi on mingi küsimusi lihtsalt reklaamtekstide kohta või ka siis sisuloome mentorgrupiga kohta, et siis ma võtan paar minutit, et veel vastata sinu küsimustele. Veel küll aeg on veidi täis tiksunud, aga et kes peab ära minema, siis peab, aga et kui on veel mõni kiire küsimus, siis ma olen valmis sulle vastama. Muidugi olen jooksvalt siin ka küsimustele ja teie kommentaare üritasin jälgida. No nii, aga paistab, et hetkel ei ole küsimusi. Siis sellisel juhul ma loosiks välja ühe siis reklaamteksti kirjutamise kontrollnimekirja. Kes soovib seda saada, kirjutage chati palun, ma üritan valida kuidagi pimesi välja sobiva inimesi, kellele ma selle annan, et palun kirjuta chati, kui sa soovid seda reklaamteksti kirjutamise kontrollnimekirja saada. Nii raske on valida appi. Muidugi siin kirjutatakse ka Facebookis. Ma loosin siis ühe siin välja, mis on meie grupis ja ühe Facebookis osalejatele, et siis on nagu aus, et ei ole vähem tähtsad need, kes praegu Facebooki grupis meid otse vaatasid. Liisi. Nii, Liisi, sina saad selle reklaamteksti kirjutamise kontrollnimekirja. Palun kirjuta mulle meilile laura@ankurturundus.ee ja siis ma saadan sulle varsti selle. Ja valin ka siit Facebooki grupist ühe inimese välja. Liivia, sulle ka siis reklaamteksti kirjutamise kontrollnimekiri. Kristel ütleb, et koolitus on väga asjalik, suur tänu. Ja aitäh, Kristel, et osalesid. Ja ma näiteks Zoomi, mul tahaks pidanud kähku Facebooki minema nimekirja. Facebookis oli tõesti vähem osalejaid, et suurem võiduvõimalus. Aga ei, see ei olnud nii mõeldud, et kuidagi ma eelistan, et mul on kõik väga tore, et kõik, kes siin vaatasid otse ja kes täna siin kuulasid, et suur aitäh teile. Ma loodan, et te saite kasulikke mõtteid, kuidas enda reklaamteksti paremaks muuta ja edasi areneda kirjutajana ja et see kõik oleks tulemuslik ka, et tooks teile palju päringuid ja müüke. Aitäh kõigile ja ilusat nädalavahetust, kes hiljem vaatab, lihtsalt ilusat päeva sulle. Tšau!